tere taas Autonete proovisõitu vaatama. Cascadat peetakse Opelis üheks tippmudeliks. Minu arvates on tegu vaieldamatult kõige ilusama Opeliga, mis tänu oma madalusele ja laiusele on kirsiks tordil sellele, mis Insignial täiuslikkusest puudu jääb. Ning täna on taas põhjus sellest ilusast autost rääkida, sest Cascada on muutunud veel paremaks, on saanud uue võimsama mootori ja me täna uurimegi, palju see siis auto sõiduomadustele juurde annab. Siin viimistlusmaterjalidena kasutatakse küll sükest poolkõva plastikut, aga see kõik näeb välja nagu premium segmendi oma ilusasti tepitud äärtega, päris vahva. Ja muidugi ei saa jätta mainimata seda Opeli üks nupp, üks funktsioon ideoloogiat. Minu arvates on see ääretult mugav. Kuigi Cascadat positsioneeritakse kui täiesti eraldiseisvat mudelit, on siin tänu suurusele enamik lahendusi võetud Opel Insignia tippmistelt versioonidelt, samuti ka see vedrustuse süsteem. Kui te tahate sõita hästi mugavalt, vajutate nupule tuur. Kui tahate sõita hästi sportlikult, mis nüüd uue mootoriga on kindlasti veel emotsionaalsem, vajutate nuppu sport, siis kellade taustad lähevad agressiivselt punaseks ning auto justkui soovib öelda, et nüüd kihuta minuga. Cascada on küll 4-kohaline auto, kuid siia taha suurt kedagi istuma ei mahu, sest katus on nii madal. Seda saab peale panna ja maha võtta kiirusel kuni 50 km tunnis ning see võtab aega kõigest 17 sekundit. Enne kui me jõuallika juurde täpsemalt läheme, tuleb ära mainida, et Opel on vahepeal kõvasti edasi arendanud ka oma elektroonikat, mis siis Cascada puhul võimaldab ühendada autoga uusi nutiseadmeid ja meil on siin kaasa pandud iPad fotode tegemiseks ja muusika kuulamiseks, aga see uus võimaluste arsenal on üldse üsna lai. Muidugi sõit Cascadaga pole sugugi nii vaikne kui tavalises autos, isegi katus üleval on tuulemüra oluliselt rohkem kuulda, kuid sellises autos ei mängi see üldse mitte mingit rolli. Aga see uus jõuallikas on 1,6 liitrise töömahuga otsepritsega turbomootor. Arendab 200 hobujõudu ning pöördemomendi maksimum ulatub 300 Newtonmeetrini. Ning kui tavaliselt räägitakse uute mootorite puhul madalamast kütusekulust ning keskkonnasõbralikkusest, siis ei saa ka siin me sellest üle ega ümber. Tehniliste andmete järgi lubatakse kütusekuluks 6,7 liitrit 100 kilomeetri kohta. Uue mootoriga peaks Cascada paigalt 100-ni kiirendama 9 sekundiga. Cascada üheks tugevaks omaduseks võib pidada kerejäikust. Teatavasti, kui autol katust ei ole, mis küll on iseenesest üsna õhukene kihtplekki, kuid seal on tugevdavad talad, mis hoiavad siis keret igasuguste paindumiste ja vähendumiste eest. Kabrioletidel see detail puudub, seega põhja alla paigaldatakse täiendavad tugevad talad, mis aga lisavad masinale oluliselt raskust. Seetõttu kabriolett lausa vajab jõulisemat mootorit selleks, et võimaldada korralikku nauditavat sõitu. Ja tõepoolest tuleb nentida, et Cascada nende lisandunud hobujõududega on muutunud oluliselt särtsakamaks, mõnusamaks, sõidetavamaks, nauditavamaks. Niisiis selline ta on uus sportlikum Opel Cascada. Meie näeme teiega juba järgmises saates, seniks nägemist.